Pärast mitut aastat 28 10. ja 27. aastal mu kasvaja plahvatas ja kasvas 9 korda 10 sentimeetri suuruseks, mis tähendab, et sõna otseses mõttes 1/3 majust söödi ära. Kui midagi ajust ära süüakse ja eemaldatakse, siis see ei kasva enam kunagi tagasi. Mul oli mitte homogeenne kasvaja, mis sisaldas osi glioplastoomist, see on kõige agressiivsem kasvaja, mis üldse olemas on. Seda on tegelikult näha. Näitan teile pilti kontrastainega MRT uuringus. Arhiivides ei ole ühtegi kirjet, et keegi oleks sellest kasvajast ellu jäänud. Inimesed elavad umbes 1–2 aastat, olenevalt kasvaja suurusest. Aga keegi ei ela sellest kauel. Ja pärast seda, kui ma olin siiralt oma aamenit öelnud, kuulsin ma selgelt ja eristavalt valju võimast häält ütlemas, ma ei luba sul mitte kunagi igavesti ja igavesteks surra. Ja tänases saates, mida ma tõesti väga ootan, jõudsime vaevu alustada, sest teemasid, millest me omavahel rääkisime, oli nii palju. Minu külaline on mees, kes on läbi elanud väga olulise, ütleme siis trauma või isegi tragoodia oma elus. Nimelt oli tal ajukasvaja, väga invasiivne ajukasvaja, mis viis ta peaaegu surivoodile. Ta kohtus Jumalaga ja ilma pikema jututa kuulete kohe tema lugu. Goran Šušlits on täna meile. Goran, suur tänu, et leidsid aega selles taskuhäälingus osaleda ja ma loodan, et selle kaudu saame ülistada Jumalat ning see aitab teisi üles ehitada ja inspireerida. No ma võiksin kindlasti öelda, et kasvasin üles kristlikus usus. Tõepoolest, ma sündisin sellesse ja elasin oma elu rohkem või vähem või tegelikult üsna suure osa kristliku usklikuna, kuid ilma tõeliselt sügava põhjaliku pöördumise ja vaimses mõttes uuesti sünni kogemuseta. 2000. aastaid diagnoositi mul väga tõsine ajukasvaja. Sel hetkel oli see umbes 4 sentimeetrit suur, üsna märkimisväärne mass. Mind viidi haiglasse, kuid seda ei opereeritud ega kirurgiliselt eemaldatud, sest ma ei olnud tol hetkel täielikult nõus nii suure operatsiooniga. Ja selle tulemusena läksin tagasi koju oma pere juurde. Just siis hakkasimegi meie kogu perega tuliselt Jumala poole palvetama, et ta teeks ime ja tervendaks mind. Ja ma hakkasin aeglaselt, kuid kindlalt tundma end palju paremini, kogedes järk-järgulist paranemist nii oma üldises seisundis kui ka enesetundes. Ja siis, kui ma end paremini tundma hakkasin, kadus mul kuidagi side Jumalaga. Ja lisaks ennele ma hakkasin peaaegu tundma, et tegelikult ei aitanud mind Jumal, vaid ma sain terveks tänu iseenda tegudele. Ma läksin üle taimsete ekstrakti peale, loobusin lihast, piimast ja kõigist loomsetest tööstuslikest toodetest. Ma järgisin seda tõelist õiget teraapiat, looduslikku toitumist, taimseid ekstrakte, ilma võltsvitamiinide või mineraalideta, mis tegelikult on kahjulikud ja mida tänapäeva tervisepoodides kasutatakse. Need tegelikult kahjustavad inimkeha. Meie keha suudab omastada ainult taimsed aineid, ainult neid preparaate, mis on tõesti erinevatest taimedest tehtud ekstraktid ja siis need toimivad nii, nagu peab. Siin oleks palju millest rääkida, aga ma ei läheks praegu sellest sügavamalt. Näiteks, kuidas sa täpselt end tundsid aastal 2010, just sel konkreetsel aastal? Kas sulle esines tol ajal mingeid tugevaid peavalusid või ebamugavustunnet? Kas see oli pidev peavalu? Mingisugused migreenid? Kuidas sa üldse jõudsid selleni, et ütlesid, kuule, ma tahan arsti juurde minna, et seda kontrollida? No ma minestasin üsna ootamatult ja siis viidi mind kohe kiirabiga haiglasse. Ja seal uuringute käigus avastati, et mul oli märkimisväärne ajukasvaja, umbes 4–5 sentimeetrit suur. Siis taheti kohe kõik täielikult eemaldada, aga õnneks mu kallis naine protestis tugevalt ja lõpuks ei lubanud seda teha. Nii et nad avasid hoolikalt mu kolju ja pärast seda tahtsid Nad helistasid kohe mu naisele, et tõsiselt küsida tema selgesõnalist luba kõik täielikult eemaldada. Keeldus kindlalt, nii et nad sulgesid mu hoolikalt ja jätsid mind lihtsalt sinna. Ja nende meditsiinilise hinnangu kohaselt olin ma teadlikult otsustanud mitte ellu jääda, mis oli sügav ja raske tõdemus. Ja väga pikk jooks. Ja siis ma alustasin. Enne seda sõin ma palju liha ja ebatervislikku toitu. Sellest ajast peale olen ma täielikult taimetoitlane, tarbin ainult taimset toitu ja ma lõpetasin liha ja kõige muu söömise ning hakkasin end palju paremini tundma. Nii et sellel ajal haiglas ja ka hiljem palletasime me pidevalt Jumala koole, et ta meid tervendaks ja päästaks, nagu ma mainisin. Ja kui mu tervis paranes, unustasin ma üha enam, et see oli tema sekkumise tulemus. Ja poole aasta pärast lõpetasin ma üldse palletamise ja õppimise. Tegelikult terveks aastaks, vabandust.
ja äkki sattusin ma uuesti haiglasse. Selgus, et olin 6 aega varem käinud kontrollis ja mul oli siin vasakult pool kasvaja ja 6 aega hiljem, kuna see oli kõige pahaloomulisem kasvaja üldse, avastati, kui mind haiglasse viidi, et mu aju teisele poole oli tekkinud veel 3 tükki. Üks neist oli 2, peamiselt 1 sentimeeter. Põhimõtteliselt oli mu kogu pea praktiliselt ära söödud. Jah, ja ma mäletan seda väga hästi. Haigla personal ütles mulle üsna selgelt, et nad lihtsalt ei saa mind aidata, et ma peaksin tegelikult koju minema ja valmistuma oma armsa perega viimaseid hüvasti jätma, kuigi ma ei suutnud eriti suhelda. Ma olin poolteadvusel, nii öelda, sümboolselt öeldes. Ja siis oli laupäeva pärastlõuna. Oli suvetipp, umbes 40 kraadi sooja. Me olime oma kodu ülemisel korrusel ja väga palju inimesi tuli minu eest palvetama. Taevas polnud ühtegi pilve ja äkki palvete ajal hakkas nii kõvasti müristama, et kõik ehmusid, mõeldes, mis toimub, kas see on maailma lõpp. Nei, vali see olid ja järsku tundsin end täiesti hästi. Tõusin püsti, jõud tuli tagasi ja siis läksime haiglas MRT-le, kus selgus, et kõik uus moodustis oli kadunud, just kui seda poleks kunagi olnudki. Nii et peamine kasvaja vasakul, see ei vähenenud, aga see, mis mind surivoodile viis, kadus ära, mis tähendab, et Jumal sõna otseses mõttes lõi selle osa mu ajust uuesti. – 2010. Aastal tuvastati, et sul oli umbes 5–6 sentimeetri suurune ajukasvaja. Sel perioodil, pärast selle kohta teada saamist, läksite üle taimsele toitumisele. Täpselt nii. Täpselt. Kui kaua sa sellel taimsel dieedil püsisid? Kui kaua sa seda taimset dieeti pilasid? Ma sõin seda aasta aega, aga viimase 2-3 kuu jooksul hakkasin distsipliini kaotama ja hakkasin sööma nagu tavalised inimesed, ikka ilma lihata, aga ebatervislikult. Ja nii juhtuski, et vaid 2 kuu jooksul, kui loobusin tervislikust toitumisest ja Jumalast, jäin ma jälle haigeks. Sest kui keegi ei ülista ega kiida Jumalat ega näita üles tänulikkust, tähendab see, et ta on Jumalast loobunud. Ja siis pärast seda pöördusid sa, ütleme nii, tagasi selle siira toitumisviisi juurde, mis sul enne oli. Kui Jumal tegi veel ühe ime, hakkasin ma jälle õigesti tegutsema. Aga ma olin ka, kuidas seda nüüd piisavalt täpselt ja õigesti öelda. Olin üsna sügavas seisundis, tead küll, teatud tüüpi tunde sees. Kõikumised. Olin kõikuva üsna ebastabiilse kõvera peal. Ma ei olnud tegelikult stabiilla. Ma töötasin hoolsad Jumala heaks ja hoiatasin inimesi järjepidavalt, aga see polnud täielikus täiuslikkuses. Ja siis, pärast mitmeid olulisi aastaid, täpsemalt aastal 2018 või 2017, mu kasvaja plahvatas ja kasvas 9 korda 10 sentimeetri suuruseks. Seega söödi 1/3 mu ajust sõna otseses mõttes ära. Ja kui midagi ajus ära süüakse ja eemaldatakse, siis see ei saa tagasi kasvada, sest närvirakud, nad ei kasva, nad ei paljune. Seega, kui see eemaldatakse, siis see eemaldatakse. Millal see siis oli? Mis aasta see oli? 2018. aasta. Ja 2018. aastal see oli, ütleme nii, minu jaoks pöördepunkt, eks? Ütle mulle, kas sa oma isiklikus elus kartsid surma? Kas sa mõtlesid selle peale? Millised mõtted, jooksid selle ajal su peas kõige rohkem? Nendel viimastel hetkedel enne, nimetageme seda surmaks, sest see pidi see olema, jõudsin ma Jumalale kõige lähemale. Nii et just neil konkreetsetele rasketel aastatel olid mul tõeliselt rasked epilepsiahood, sest väga oluline 1/3 mu ajust oli täielikult alla surutud. Nii et mu aju oli nii suure surve all. Kasvaja, nagu näete hiljem näidatavatelt piltidelt, surus mu aju teise poole 2 või enama sentimeetri võrra kõrvale. Epilepsia hoogudel on muidugi erinevaid allikaid, isegi vaimses kontekstis, näiteks 2 poole vahelise võitluse näol. Aga kui midagi on põhjustatud anatoomiliselt, nagu minu puhul, siis pole asi selles aspektis, vaid sõna otseses mõttes ajukoe hävimises. Ja tohutu surve tõttu ülejäänud ajule, mis oli umbes 2–3 piinavalt paksu sentimeetrit. See oli nii täiesti kohutav, nagu keegi torkaks sulle tahtlikult kõrva mitte lihtsalt 12, vaid täisvõimsusega 230 voltise elektrikaabli. Ja ausalt öeldes ei suuda ma isegi piisavalt kirjeldada seda täiesti piinavat ja väljakannatamatut tunnet. Isegi kui ma oleksin täiesti täis viha ja tõesti tahaksin kellelegi teisele sellist kannatust põhjustada, ei sooviks ma seda mitte kunagi mitte kellelegi, isegi mitte Hitlerile. Sellist piina kogetakse harva. Olen inimestega rääkinud, aga keegi pole kogenud nii õudseid aistinguid nagu 220 voltine juhe, mis saadab elektrit su kehast läbi, rebides sind sõna otseses mõttes tükkideks.
Seega põhimõtteliselt olid sa, ütleme nii, just sel hetkel oma surmavoodil sõna otseses mõttes oma elu lõpu ees. Jah, Milline see periood oli? ma pole kunagi Jumalale lähemal olnud. Nii et isegi enne seda sügavat surmavoodi hetke, võib-olla 2 kuud varem, kui olin juba uskumatult nõrgaks ja hapraks muutunud, suutsin ma kõndida vaid 20 või 30 sammu, tundes end iga päevaga üha nõrgemana. Aga ma olin Jumalale nii lähedal, et surma võimalus ei hirmutanud mind vähimalgi määral. Ainus asi oli võib-olla see, et mul oli kahju oma kallist naisest ja armastat pojast, kelle ma oleksin maha jätnud. Aga enda pärast ma ei tundnud mingit hirmu. Ma tundsin, et olen päästitud. Ma olin jõudnud nii sügavasse osaduse Jumalaga, et isegi surm ei hirmutanud mind, sest me teame, et kui Jeesus varsti meie põlvkonnas tuleb, siis ta äratab üles kõik oma usklikud, kes on teda vastu võtnud ja elanud tema tahtmise järgi. Nii et mingis mõttes oli see mu elu kõige ilusam osa. Aga samal ajal tundsin, et oleks isekas kindlustada päästmine ainult endale nii sügav osaduse kaudu, kui samal ajal nii paljud inimesed maal hukkuvad igaveseks. Ja sellepärast, kui ma seal lamasin, palvetasin ma sügavalt Jumala poole. Kui see oli tema tahe teha ime, sest küsimus polnud tervendamises, vaid aju loomises, kuna minu oma oli ära söödud. Seega, jah. Selgitame seda korraks. Seega, kui pahaloomuline kasvaja jõuab nii kaugele arenenud staadiumisse, nagu teie oma kahjuks neil viimastel kriitilistel päevadel jõudis, pole lihtsalt tõusat ravi. See jäetakse traagiliselt nii nagu on, määratud vältimatule surmala. Minu kasvaja oli väga pahaloomuline. On healoomulisi kasvajaid, mis ei ole vähkkasvajad, vaid lihtsalt ajus olevad moodustised ja inimesed võivad nendega kaua elada. Neid saab isegi opereerida, aga minu oma oli 3. ja 4. astme kasvaja ning see pole ühtlane. Mida tähendab 3. ja 4. aska? Kasvajaid on 4 astet. Esimene aste on healoomuline kasvaja, mis on nagu armkude ja selle saab kirurgiliselt eemaldada. Kui see eemaldatakse õigel ajal, on võimalik ellu jääda, aga mida kõrgem on aste, seda võimatum on patsienti ravida. Mul oli mitte ühtlane kasvaja, millest oli osi, kus esines glioblastomi. See on kõige agressiivsem kasvaja ühtse. Nagu näha, näitab see pilt kontrastainega MRT uuringust. Seal olid eriti heledad alad ja arhiivide järgi pole keegi sellise kasvajaga ellu jäänud. Inimesed elavad umbes 1-2 aastat, olenevad kasvaja suurusest, aga keegi ei ela kauem kui see. Tõesti, jätkame siis seda luu. Nii et 2018. aastal lamasid sa üksi oma voodis. Millise palve sa Jumalale ütlesid? Kuidas see oli? Ma palvetasin väga kaua. Mul ei olnud tol hetkel kella kaasas, aga see pidi olema vähemalt terve tund. Seal taas kord selles pühas paigas tunnistasin alandlikult kõige vägevama Jumala ees üles kõik oma patud ja väljendasin siiras soovi pühendada kogu oma elu täielikult temale. Tegelikult olin ma erimaailmas. Olin majandusteadlane ja koos ühe tootjaga asutasin suure helitehnika tootmise ettevõtte, mis viis mind Jumalast veelgi kaugemale. Nii et Jumal lihtsalt pidi sellel juhtuda laskma, et ma saaksin olla temaga ja jääda tema kõrvale. Aga selles palves palusin ma Jumalat kõike, palusin tal andestada, et olin temast eemale pöördunud, sellesse ärise sattunud ja kõike sellesse segatud. Ja ma tunnistasin talle üles kõik need paljud patud, mida ma eredalt mäletasin ning palusin temalt siiralt jumalikku andestust. Ja kui see tõesti oli tema püha tahtmine, nagu ma varem olin öelnud, siis et ta teeks tõelise ime, et ma saaksin saata kogu inimkonnale olulise ja kiireloomulise hoiatuse, et väga paljud inimesed võiksid päästetud saada enne Jeesuse aulist tagasitulekut. Ja pärast seda, kui ma pidulikult ütlesin aamen, kuulsin ma selgelt eristuvat valju ja võimast häält. Ma ei luba sul mitte mingil juhul igavesti surra. Miks igavesti? Sest Jeesus tuleb meie elu ajal. Vaata vaid kõiki need sügamaid kriise, mis praegu kogu maailmas lahti rulluvad, seda rõhutavat diktatuuri, mis areneb meie endi silme all üha sügavamaks. Paljud inimesed on muutunud pimedaks, sest see kõik toimub järk-järgult. Aga kui vaadata viimast 20 aastat, siis inimeste psüüsika on muutunud, nende mõttelaad, keegi ei taha enam kellegiga rääkida. Ainult mobiiltelefon on ja kogu päeva hoitakse lihtsalt mobiiltelefoni käes ja loetak. Nii et kõik on muutunud. Ebamoraalsus on ilmunud nii ainulaadselt üle kogu maailma, et see on arusaamatu. Alles 20 aastat tagasi oli selline sügav areng täiesti kujuteldamatu. Aga nagu ma olen järjekindlalt öelnud,
Kuna me saame seda kahjuks iga päev väikeste ja salakavalate doosidena, siis me lihtsalt ei suuda enam täielikult haarata inimkonna sügavat ja sügavalt muret tekitavat allakäiku, mis on kahjuks tekkinud ja võimust võtnud. Ma näen. Niisiis, sa esitasid Jumalale südamliku palve, mis kestis umbes terve tunni. Mis täpselt juhtus siis pärast seda oolist palvet? Ma olin haiglas ja esimene huvitav asi oli see, et äkki hakkasid võõrad, teised patsiendid minu juurde tulema ja küsima, kas nad võiksid midagi Jumalast kuulda. Ja see oli riigis, kus ma tol ajal elasime. See on ateistlik riik, mis on Jumalast väga kaugel. Enne ülikooli oli minu esimene töökoht röntgentehnikuna ja ma juhatasin osakonda, kus olid MRI ja tomograafia, nii et ma tean väga hästi, milline õhkkond valitseb meditsiiniringkondades. Ja Jumalast rääkimine selles keskkonnas on võimatu, aga huvitavalt kombel tuli mind seal olles külastama umbes 30 inimest, mis on suur arv ja kõik nad janused ei tõe järele ning ma sain iga ühele neist tõtt rääkida. Kõige rohkem üllatas mind see, et kõigi nende inimeste seest, keda ma kohtasin alates arstidest kuni hügieeni eest vastutavateni, oli minu kõige olulisem kogemus just ühe hügieeni eest vastutava inimesega. Kuidagi hakkas ta minu naise kaudu minu kohta uurima. On tõesti raske mõista, et täiesti võõras inimene uurib sinu kohta ja tahab sinuga ühendust võtta. Siis veetsin veel mõned päevad teises kauges kohas ja kahjuks ei õnnestunud mul selle konkreetse naisega kohtuda. Nii et ma läksin sinna ja juba üsna kaugelt hüüdis ta mulle kohe, Koran, kuule, kas sa võiksid mulle midagi tõeliselt sügavat rääkida tõe Jumala Jeesuse kohta? Ma mõtlen, et seal juhtusid nii uskumatud imed ja inimesed pöördusid usu poole selles haiglas, et ma olin ausalt öeldes šokeeritud, sest ma polnud kunagi varem midagi sellist kogenud. Ma olin alati uurinud piiblit ja lõpuaed enne Jeesuse tagasitulekut, aga ma polnud kunagi näinud nii võimsaid ja intensiivseid Jumala tegusid. Võin ka öelda, et isegi täna töötan ma intensiivselt Jumala heaks ja imed juhtuvad kogu aeg. Näiteks hiljuti ma tõeliselt ja siiralt kummaliste asjaolude tõttu, mis pole lihtsalt realistlikud ega isegi usutavad, õnnestus mul kuidagi selle konkreetse inimeseni jõuda. Siis helistati mulle, sest oli üks väga õnnetu naine, kes suri aiglaselt agressiivse vähi tõttu, mis oli täielikult haaranud kogu tema kõhuööne. Kõik, iga viimane kui organ oli täiesti kadunud ja seda oli tõeliselt kohutav ja südantlõhestav näha. Seetõttu külastasime koos oma armsa abikaasaga teda, palvetasime temaga tuliselt ning rääkisime palju ja pikalt Jumalast, sügavast ja igavesest tööst. Pärast seda saadeti ta kliiniku palliatiivravi osakonda, kuhu paigutatakse elu lõpus olevad inimesed. Me palvetasime ja mul on ka üks grupp. Ma võin sulle isegi lingi saata, et saaksid meiega Facebookis ja internetis liituda. Igatahes mõni pere pärast meie palveid kirjutati naine palliatiivravi osakonnast välja, tundes end paremini kui kunagi varem. Ja nüüd liitub ta meiega gruppi palveta. Me kogeme sellised asju kogu aeg. Au Jumalale. See oli siis minu osaduse tulemus Jumalaga. Juba enne 20 aastat töötasin tema heaks erinevates etappides, kuid sellest ajast peale olen täielikult pühendanud kogu oma elu temale. Ja selle tulemusel on paljud inimesed Jumalat tõeliselt leidnud. Mitte mingisuguse oma jõu läbi, vaid just seetõttu, et andsin oma mõistuse Jumalale. Et ta saaks neid sügavaid sõnu minu kaudu öelda, mitte minu enda, vaid oma jumaliku juhatuse läbi. Au Jumalale, tahaksin lihtsalt natuke teie kogemuse juurde tagasi pöörduda. Pärast seda, kui sa selle tunniajase palve Jumala poole palvetasid, mis vähiga juhtus? Mida arstid ütlesid? Kuidas skaneeringud pärast välja nägid? Kui ma haiglas olin, avasid nad selle uuesti, tead küll, et näha, mida oleks võimalik teha. Ja siis nad sulgesid selle. Nad võtsid analüüsimiseks umbes 1,5 sentimeetrit kude, kus nad leidsid ainult, et see oli 4. staadiumi vähk. See tähendab kõige pahaloomulisemad kasvajad, mis üldse olemas on, sellist, mida isegi arhiivides ei leidu. Alati võib olla miljardite inimeste seas keegi, kes on millestki üle elanud. Täpselt nagu Jaapanis pommide puhul leidus inimesi, kes jäid ellu isegi 400 meetri kaugusel. Aga tavatingimustes ei ole meditsiini arhiivides ühtegi kirjat, et keegi oleks sellest ellu jäänud. Sest see on kiirem ja isegi looduslike teraapiatega mitte. Ma olen looduslike taimsete ekstraktidega ravipooldaja, mitte nende niinimetatud vitamiinide ja mineraalide, mida müüakse ökopoodides, kus inimesed lihtsalt raha teenivad.
aga nendes poodides on ka neid ekstrakte. Näiteks kaltsiumi ekstrakt tehakse teatud ookeani taimest ja see käib olema elusainest, sest siis on kõik peeneks jahvatatud. Mida ma tahan öelda, on see, et ma pooldan seda klassikalist taimeravi, mis läheb palju sügavamale kui see, mis meil täna on, kus inimesed ei saa aru, et kõik käib raha ümber. Aga tulles tagasi algse küsimuse juurde, siis pärast seda tõeliselt hämmastavat kogenust tõusin ma voodist väga kiiresti ja sain kõigega tõhusalt hakkama. Inimesed helistasid mulle järjekindlalt, tahtsid minuga rääkida samal ajal, kui ma olin veel nende voodides. Isegi pühendunud mediõed, kes tulid tuppa mind kontrollima. See kõik oli tõesti üsna huvitav ja kindlasti meelde ja aeg. Ja siis, ma ei tea, arstide suit peab päriselt uskuda, et mul nii hästi läheb. Nii et nad hoidsid mind natuke kauem kui algselt planeeritud. Aga pärast korralikku 10 päeva kirjutati mind ametlikult haiglast välja ja ma läksin kohe oma armastava perega koju, tundes end palju paremini ja kergendatult. Sel ajal elasime Mägikülas ja me läksime 10-kilomeetrisele jalutuskäigule läbi mägede. Ja enne seda ei suutnud ma isegi 10 meetrit kõndida, aga pärast jumala imet läksin ma jalutama, see kestis üle 3 tunni üles alla mööda mägesid. Jumal tegi tõesti kujuteldamatu ime. Seda võin ma öelda ja kõik arstid on minuga nõus. Mind vaatasid üle tipparstid, sest nad ei suutnud aru saada, mis oli juhtunud. Üks arst ütles, teate härra, jumalat ei ole olemas ja imesid ei juhtu. Kas ma ütlen teile nüüd midagi? Kuna teie kasvaja kadus, siis tegelikult see ei kadunud, sest see ei saa lihtsalt niisama haihtuda. Pigem keeras teie keha selle kuidagi kokku, keeras selle kokku ja peitis selle rakkude vahele. Jumalat ei ole olemas, imesid ei ole olemas, nii et see on lihtsalt evolutsiooniline võimalus. Nii et keha leidis viisi, kuidas selle aju kokku rullida, et funktsioon säiliks. Ma mõtlen, ja arstid, mul on arstide vastu suur austus, sest nad on äärmiselt haritud ja õpivad 2 korda rohkem kui need meist, kes on lõpetanud tavalised kraadid. Aga arstina peab inimene kasutama oma enda mõistust, sest farmaatsiatööstus juhib ülikoolide protsessi ja pommitab tudengeid valeinfoga, et nende ravimeid saaks müüa. Aga tuleb rõhutada, et arstid on loodusravis vajalikud. Meil on palju inimesi, kes lähevad äärmustesse ja ütlevad, et meil pole üldse arste vaja. Tõeline tasakaal on kasutada ja filtreerida mõlemat poolt. Just täpselt nii see tegelikult juhtusti. Arstid olid üsna hämmastunud, mõned tõesti tunnistasid tõde ja üks selle grupi arstidest oli pikka aega meie palverühma oluline liige. Nüüd, kui me juba arstidest räägime, tuli mulle meelde, et mul oli üks sõber, kellega olin lähedane. Ta oli arst, kellel oli oma loodusravipraksis ja ta oli väga ametlik meditsiinitöötaja, kuid ta oli seotud New Age religiooniga, kus kasutati teiselt poolt pärit meetodeid. Ja siis imelisel moel ühendas Jumal meid tema ema kaudu, kes oli ateist ja oli kuulnud minu tervenemise kogemusest. Ja siis ta soovis, et räägiksime ka tema juhtumist tal oli. Kuidas seda öeldakse? See on haigus, kus närvid lagunevad ja varsti ei saa enam kõndida. Muutud järjest nõrgemaks, lõpuks ei suuda isegi suud avada ja sured ära. Põhimõtteliselt on see ravimatu, pole inimesi, kes oleksid sellest paranenud. Ja isegi tol ajal kaitses Jumal teda, juba enne, kui ta meiega kohtus. Kuigi ta tegeles New Age'iga, arenes tema haigus üsna aeglaselt umbes 10-15 aasta jooksul, mis on ebatavaline, aga Jumal valmistas teda ette, sest ta teadis, et ta jõuab taeni. Ja siis ta liitus meie grupiga ning hiljem, ma ei hakka praegu liiga detailseks minema, aga põhimõtteliselt rääkisime palju tõest, religioonist ja nii edasi. Tõkkeid oli palju. Saatan püüdis teda takistada, aga nii on ta väga ustav Jumala naine ja alles hiljuti, 2 või 3 kuud tagasi, eemaldati kõik takistused. Ta sai füüsiliselt täiesti terveks, kuigi need närvid olid hävinud, taastati kõik ja nüüd 68-aastaselt kõnnib ta nagu teismeline. Au jumalale. Ütle mulle, kui kaua aega möödus sellest, kui sa palvetasid kuni täieliku tervenemiseni. Kas see juhtus üle öö, kohe pärast palvet, või oli mingi periood, mille jooksul see järk-järgult kadus? Sa mäletad? Nagu ma ütlesin, ma tõusin kohe pärast seda üles ja sain oma jõu ja kõik tagasi. Aga võib-olla kulus aasta või 2, enne kui kõik paika loksus, need verevalumid, mis ajus olid kogunenud, kadusid ära ja kõik. Aga ma pean ütlema, ma ei usu, et ma valetaksime. Jumal jättis meid natuke nõrgeloks. Nii et isegi täna ei ole ma päris tugev, kui me näiteks vaatame apostel Paulust.
Ta palus Jumalat 3 korda, et see haigus tema peast ära võetaks. Ja Jeesus ütles talle, nagu me piiblist loeme, sa oled minult küllalt küsinud, ära küsi selle kohta enam. Nii et Jumal jätab sageli inimestele kannatusi, et nad ei muutuks uhkeks. Juhina võisin kalduda uhkusele ja seepärast Jumal mind lihtsalt sellisena maha jättis. Ta viis mind igale poole, aga lõpuks iseenda ja alandlikkuse juurde. Aga mina ja me kõik peame ikkagi alati Jumala poole palvetama, et meis negatiivseid jooni uuesti ei tekiks. Ohta. Muidugi. Ütle mulle, mida Jumal sulle kogu selle haiguse, haiguslehe, raskuste ja läbielatud keerukuse ajal näitas? Armastus. Millist elu sa enne seda ilosid? Mina elas tavakodaniku keskmist elu. Ma ei olnud seotud kuritegevusega ega millegi eriti kurjaga, aga olukord on selline, et Jumala ees on kurjategijad tihti temale ja pääsemisele lähemal. Kui inimesed, kes on jahtunud, need, kes tunnevad Jumalat, on jahtunud. Kui me vaatame, siis meenutagem Varast, kes oli Jeesuse kõrval ristil. Tema päästeti, aga kõik need juudid, kes ta tapsid, kes olid Jumalale lähedal, ei päästetud. Nii et Jumal määrab meie vastutuse vastavalt meie teadmistele ja kuna ma olin pastorite, kristlike jutustajate laps ja lapselaps, teadsin ma rohkem kui teised. Jumal mõõdab pattu teadmiste järgi. Nii et need, kes ei tea midagi, kes pole kunagi isegi kuulnud, et Jumal olemas on, päästetakse vastavalt oma iseloomule ja teadmistele, mis neil olid. Aga mida sügavamad on meie teadmised, seda rohkem oleme me teatud mõttes kaitstud. Sest mida sügavamad on meie teadmised, seda lähemal oleme Jumalale ja seda rohkem oleme kaitstud, kuid samal ajal oleme ka rohkem vastutavad. That's me. Lubage mul korrata, teadmine ei ole päästmise tingimus, kuid see aitab kaasa. Saatan võib meid, kui meil on teadmisi, kergemini juhtida uue ajastu õpetustesse ja igasugustesse muudesse asjadesse. Kas sa siis ütleksid, et sinu elus, kui mõelda sellele ajale enne seda rasket haigust, olid sa loonud edukat ettevõtte, edukalt tegutsenud äris ja nii edasi? Kas sa tõesti soovitad inimestel aktiivselt sukelduda ettevõtluse keerulise maailma, et oma mõtted täielikult täita nende nõudlike ja kaasahaarvate asjadega? Kui kaugele peaks inimene minema, et see muutuks tema elus ebajumalaks? Äri ise ei ole patt, ütleme nii. Inimesed peavad elama ja toimima. Muidugi, küsimus on selles, mis on meie elu keskpunkt, kus on meie mõtted. Ja kui me loome ettevõtte, kus töötame 15 tundi päevas, siis me enam ei suuda. Me peame tunnistama, ma ausalt öeldes ei saa isegi päriselt öelda, et olen nüüd täiesti püha ja õiglane, sest inimestena me kasvame ja areneme pidevalt. Sest enne Jeesuse tagasitulekut peame olema pühad. Ühel päeval võiksime ka sellest aspektist rääkida. Aga ma kaotasin oma mõttelõnga. Ole munet, hüppa jõuded sisse. Lihtsalt koputage seda, et see vibreerimise lõpetaks, jah? Palun lihtsalt korraki küsimust. Mu telefon segas mu tähelepanu. Jah, kas soovitate inimestel ettevõtlusega alustada? Ja kui kaugele see veel minna saab, enne kui sellest saab, ütleme, iidol sinu elus? Me näeme selgelt, et Vana Testamendi järgi oli kõige rikkam ja joukam mees maa peal, samal ajal ka kõige ustavam ja vagam. Seega on ilmne, et rikkus ise ei ole ületamatu takistus pääste saavutamisel. Kahjuks, nagu Jeesus ise sügavalt ütles, on vaid suhteliselt vähe jõukaid inimesi, kes tõeliselt suudavad taevariiki siseneda. Me ei saa minna läbi nagu kaamel kitsast väravast. See tähendab minu arvates seda, et äri on tõeline äri ainult siis, kui Jumal meid juhib ja suunab ka äriküsimustes ning me hoiame temast kinni, nii et kui töötame, siis palvetame ja küsime temalt juhatust, mida me siin peaksime tegema. Kas me petame oma äripartnerit? Kas me oleme ebaausad? Kas me varastame mingil moel? Aga see pole ka tegelik küsimus. Oluline on see, mis on meie mõtlemise keskumis. Kui me näeme, et äri tõttu ei ole meil võimalik hommikul ärgates vähemalt tund aega palvetada, kui tunneme, et oleme peatunud, et äristress on võtnud üle meie jõu, et meil pole enam energiat teosta ja tund aega palvetada ning õhtul enne magamine mingut palvetada, siis peaks see olema meile märgiks, et see ei ole Jumala tahtmine. Sa oled sellest kogemusest täielikult paranevad. Täna on aasta 2025 ja oletame, et sellest ajast, kui sa sellest vabaks said, on möödas umbes 4 või 5 aastat. Kas see on õige? Võib-olla isegi rohkem.
See oli 2018, nüüd on 2025, see teeb 8-9 aastat. Kuidas sa end nüüd tuuled? Ma usun, et vaatajatel oleks see väga huvitav. Kas sul on sellest perioodist mingeid terviseprobleeme, mis on siiani alles? Ma tunnen end nõrgenena. Ma mõtlen, nagu ma ütleksin, ma ei ole apostel Paulus ega ka prohvet, lihtsalt, et sa mind õigesti mõistaksid. Ainus kord, kui ma kuulsin Jumala häält selgelt, oli siis, kui ta mind tervendas. Sellest ajast peale ei ole ma enam selget häält kuulnud. Inimesed, ma olen tihti märganud, et saatan sosistab sageli. Ja sageli on ka meie enda mõtted, mis tunduvad meile nii, nagu keegi oleks midagi öelnud, nagu keegi räägiks meiega, tegelikult lihtsalt meie enda mõtted. Nii et selles valdkonnas peab tõesti väga ettevaatlik olema. See on see, mida ma saan öelda. Sama kehtib ka minu enda kogemuse kohta. Nii juhib Jumal aig. Ja kui me oleme temale lähedal, siis lõpuks hakkame tema sõnu kuulma. Aga saatan seab meile piiranguid. Tuletame näiteks meelde seda pöördelist hetke, kui, mis ta nimi nüüd oligi, Abrahami otsene järeltulija Eesavi suguvõsast, Jaakob, kui ta kuulsalt maadles Jeesusega. Püha piibel ütleb selgelt, et see oli ingel. Aga ühes eriti huvitavas ja arukas tekstis kirjeldad üks tõeliselt hea ja lugupeetud autor seda väga elavalt. Täpselt samal ajal susistas saatan ise salakavavalt tema selja taga, korrates pidevalt asju nagu sa ei saa seda võitlust iialgi võita ja nii edasi, püüdes külvata tema mõtetesse kahtlust ja meeleheidet või siis võidu korral muuta ta vihkavaks. Lihtsalt öeldes pean olema üleloomuliku maailmaga äärmiselt ettevaatlikud, sest just seal on saatan kõige enam kohal. Olen märganud, et paljudes liikumistes, mis hakkasid tõe poole liikuma, ilmus saatan kohe kohale ja nad sattusid lõpuks veelgi hullemasse usust taganemise kui varem. Täpselt nii, täiesti rõus. Kas oled praegu taimselt toitumisel ja kas soovitad taimset toitumist ka teistele? Tänapäeval on taimne toitumine hädavajalik. Ütleksin lihtsalt üht. Kuugi ma tõesti ei tarbi loomseid tooteid. Tänapäeva taimed, eriti kui sa neid ise oma aias või oma maal ei kasvata, on väga toitainete vaesed. Ja samal ajal oleme sunnitud tarbima mune. Munad on tõesti ainus loomne toode, mis ei sisalda ainult liha. See pole lihtsalt midagi küpsenud, vaid seal on täiesti kõik eluks vajalik olemas, et sellest saaks areneda täiuslik elusolend. Nii et seal on täielik kontsentratsioon. Kui ühel päeval peaks tulema taga kiusamine, siis ma imestaks, kui me lõpuks hakkame neid kasvatama, aga see tuleks praegu kõrvale jätta. Nii et munad, me peame olema 99% taimsel toidul. Ja näiteks peaksime ise leiba tegema, mida süüa. Tegelikult on vaenlane muutnud leiva tänapäeva toitumises kõige mürgisemaks aineks. Ja tänapäeva nisus on selle geenistruktuuri manipuleeritud, nii et see on muutunud äärmiselt ohtlikuks. Aga kõik sordid nagu emmer ja teised, kui neid tehakse ainult kuivpärmiga, kindlasti mitte värske pärmiga. Ja küpsetatakse nii, et leivas on augud sees ja see on täiesti kuiv. Kõige parem on see päevaks seisma jätta. See on üks tervisliku toitumise alustalasid ja nii edasi. Ma ei hakka sellest praegu rääkima, kuigi olen sellene palju aega pühendanud. Mina ise. Muidugi. Aga kui me saaksime inimestele veidi lähemalt selgitada, kuidas te end täna tunnete, kas olete täiesti terve või on teil sellest veel mingeid püsivaid tagajärge? See mind huvitabki. No, ma oskan kõike teha. Ma mõtlen, et ma kirjutan raamatuid. Tegelen ka füüsilise tõrga. Ja ma sõidan tihti väga pikki vahemaid, täpsemalt 600 kilomeetrit ühes suunas, mis on päris pikk teekond. Ma saan normaalselt töötada, aga ma tunnen, et ma pole päris sama, mis varem, natuke nõrgem. Mina tunnen teatud nõrkust ja olen selle eest Jumalale tänulik. Tõepoolest, see hoiab mind tõeliselt alandlikuna, sarnaselt apostel Pauluse sügavale eeskujule, see hoiab mind järjepidevalt sügavalt alandlikuna. Et ma ei muutuks kunagi ülbeks ja lõpuks Jumalast eemale ei kalduks. Tänan. Sind selle eest. Ja nüüd, ütleme nii, ühe viimase ja kõige olulisema küsimusena, mida ütleksid sina, kes oled tõesti läbi elanud nii sügava suure tragöödia ja tohutut kurbuse elus, ühes olulises aspektis, mida ütleksid inimestele, kes läbivad elus raskeid olukordi, kes võitlevad tõsiste haigustega? Jätan sulle võimaluse neile sõnumida, Sander. Ma võin öelda üht. Jumal, nagu me mainisime pöördumise ja päästmise küsimuse kontekstis, ootab, et meie teeksime oma osa, seda, mida me suudame teha.
See tähendab, et Jumal tervendab Aafrikas mustanahalisi inimesi, kellel pole mitte midagi, ilma et nad ise midagi teeksid, sest neil pole selleks võimalust. Aga meie puhul, kus meil on võimalik midagi teha, ootab ta, et me läheksime üle tervislikule toitumisele ja kasutaksime taimseid ekstrakte. Aga isegi need ei suuda tõsiseid haigusi raviga. Ja just seal on Jumal abi. Aga meie poolt teeme loobuma lihast, alkoholist, kohvist, sigarettidest, kahjulikest asjadest, mustast ja rohelisest teist. Nii et kõik ebatervislikud asjad minu lehel, muide ma väga soovitaksin teile. Mul on Facebookis ja internetis 2 spetsiaalset lehte ja gruppi. Ja seal leiate hõpsasti põhjaliku osa tervisliku toitumise kohta. Seal on üks põhjalik raamat, mille olen hoolikalt koostanud mitme lugupeetud autori teostest. See selgitab põhjalikult kõiki tervise põhiprintsiipe, olulisi väljavõtteid, mida tõesti vaja on, ja nii edasi. Ma arvan, kas saaksid selle ekraanile kirjutava? Sa saad selle kätte. Kõige tähtsam on süüa tervislikult, võtta teatud haiguste puhul, näiteks on olemas 20 korda kontsentreeritud viirusekstrakt. Seega on tavaline frankincense ekstrakt tervislik, aga see ei ravi. Nagu te mainisite, saab nende raskete haiguste korral suurtes kontsentratsioonides ravimit ravida. Seega on vajalik tervislik toitumine, aga ka spetsiaalsed abinõud, mis on lisatud minu koostatud raamatusse. Ja kui see kõik on võetud, on võimalik tervist taastada isegi lõppstaadiumis. Ja Jumal teeb ülejääru. Muidugi. Seega soolitaksite ka meil teha kõik, mis meist sõltub, nii palju kui suudame. Kõik, see sõltub meist endist. Kõik, mis on meie teha ja palve Jumala poole, pidev alistumine temale ja nii edasi. Uus sünd ja see avaldub. Ma saan kelleltki ainult küsimus esitada. Kui sa näed kedagi, kes sind vihkab, kes sind ründab, kes teeb sulle kahju erinevates valdkondades, sealhulgas äris, ja sa tunned selle inimese vastu viha, siis peaks see olema sulle märgu andeks hakata palvetama Jumala poole, et ta annaks su südamesse täieliku armastuse. Nii nagu Jeesus armastas oma vaenlasi, peame ka meie armastama oma vaenlasi. See ei tähenda, et peaksime oma vaenlast ees kummardama, aga me ei tohi vihata ja isegi kui meie halvim vaenlane meie juurde tuleb, peaksime teda aitama. Kooran, suur aitas sulle, et oled selle uskomatult sisuka taskuhäälingu lahutamatu osa. Ja kui ma kanin, olen nii juulik, et esitad veel viimase ja sügava küsimuse. Jumal on ilmselgelt sind sellest raskest haigusest päästnud, et sa võiksid tõepoolest olla särav valgus selles maailmas. Et jagada teda ja tema jumaliku sõna avalikud, kui see oleks sinu viimane südamest tulev kõne siin, planeedil maa, siis millise sügava sõnumi tahaksid sa kõigile inimestele edasi anda? Jumal armastab teid, Jeesus armastab teid. Pole suuremat armastust kui see, mille Jumal, Isa ja tema poeg Jeesus meile annavad.